tere! Te vaatate ettevõtlus- ja turundussaadet Impact 8020 ja minu nimi on Kristjan Raude. Täna käsitleme äärmiselt oluliselt teemat kõikidele ettevõtjatele ja turundusinimestele. Nimelt 25. mail 2018 järgmine aasta rakendub uus andmekaitseseadus, mis tekitab tänases päevas suhteliselt palju peavalu ja suhteliselt palju küsimusi kõikidele turundajatele ja ettevõtjatele. Mind on kutsutud Best Marketingi korraldatavale seminarile, mis on vastava teemaline ja mul oli seal suur rõõm ja au küsitleda advokaadibüroo Soraneni vandeadvokaati Mihkel Siidlet. Tema käest ma küsin väga konkreetseid ja väga olulisi küsimusi, millele iga turundaja peab vastust teadma. Nii et ole hea, vaata see saade lõpuni, tee omad järeldused ja hakka pihta. Teema natukene laiendamiseks. Enamus ettevõtted ilmselt kasutavad CRM-i, on nii? Kas CRM läheb selle asja alla, andmete töötlemise alla? Kindlasti läheb, jah. Ütleme, ma eeldan, et CRM sõltumatu nüüd sellest, et kas konkreetse organisatsiooni kliendid on peaasjalikult füüsilisikud või äriettevõtted, et igasugune CRM andmebaas, CRM protsessid sisaldavad ikkagi isikuandmeid. Selles, kui väga primitiivselt läheneda, siis kui sul on CRM, siis tegelikult sa pead olema kooskõlas uue määrusega. Just, et uus määrus küll puudutab ainult füüsiliste isikute kohta käivate andmete töötlemist, aga nagu ma ütlesin, ka äriühingud, ärikliendid, et nende esindajad on ju füüsilised isikud. Et asjaolu, et keegi tegutseb ma ei tea, ärisfääris või oma kutsemajandustegevuses, et see ei võta ära tema õigust privaatsusele ja eraelukaitsele. Räägime võib-olla natukene definitsioonist ka sellest, et mis on see privaatne isikuandmed. Sa ütlesid, et kui seal on nagu nimi ja tuvastatav, siis on ta isikuandmed, mis on siis isikud tuvastatavad. Kui on e-posti andmebaasis selline aadress nagu kiisuk@hot.ee, kus eesnime perekonnime ei ole, siis see siin alla ei lähe? Pigem mitte, jah. Aga jällegi küsimus taandub sellele, et kui mingite teiste andmeallikate kaudu on võimalik siis konkreetsel töötlejal tuvastada, et selle konkreetse aadressi kasutaja on konkreetne tuvastatud isik, siis võib ka sellise nagu e-posti aadressi töötlemine muutuda isikuandmete töötlemiseks. Nüüd räägime IP-aadressist. IP-aadress on uue seadusega sätestatud kui isikuandmed. Ta on üks siuke nagu identifikaator, mida võib lugeda või mille kaudu võib olla isik tuvastatav. See ei tähenda seda, et igasugune IP-aadress on kohe automaatselt käsitav isikuandmetena. Et see on ikkagi jällegi seotud konkreetse töötlejaga, kas selle IP-aadressi järgi on isik tuvastatav või mitte. Et kui me lihtsalt vaatleme mingit IP-aadressi ilma, ma ei tea, timestampita ja ma ise ei ole telekomi ettevõtja, kes selle IP-aadressi on kuidagi väljastanud, et siis on väga raske öelda selle IP-aadressi kohta, et need isikuandmed. Samas kui on mulle näiteks, kui ma olen üles ehitanud mingi veebiteenuse, ma tean, kes on mu külastajad, millistelt IP-aadressidelt nad on teenust kasutanud, ma seda kuidagi login, suudan konkreetse IP-aadressi viia kokku konkreetse kasutajaga, siis tõepoolest see IP-aadress on ka isikuandmed. Nii palju, kui ma olen lugenud, siis ma olen aru saanud, et sisuliselt e-pood, kus töötab võib-olla ametlikult üks inimene, müüb internetis kaupa, on igasugused pikslid, trackingud, koodid on peal, kuukid on peal, andmeid töödeldakse, siis sisuliselt neil on vaja endale andmekaitseametnik palgata. Jah, ütleme, et siin, kui nad on vastutava töötleja rollis ja nad tõesti ise suures ulatuses süstemaatiliselt jälgivad andmesubjekte kõikide nende tehnoloogiate kaudu, mis sa just kirjeldasid, siis küll, jah. Räägime trahvidest, millest on palju juba räägitud. Kes seda trahvi saab ja mille alusel? Trahvi saab ikkagi vastutav töötleja GDPR-i nõuete rikkumise eest. On nagu lihtne vastus. Ühesõnaga, kui ta ei suuda
andmeid taasesitada või puudub need registreerimisprotsessid? Ei, see võib olla tegelikult nagu üsnagi mis tahes rikkumine, et GDPR-is on nagu on tohutult palju erinevaid nõudeid, mis on kehtestatud ja ütleme, et osade rikkumiste eest on määratud siis kangemad trahvid by default ja mõned on siis loetud nagu lihtsamateks rikkumisteks, mis on natuke väiksema trahvi. See 4% ja 20 miljonit, põhi on see 4% ja 20 miljonit on see ülempiir siis? Ei, see ülempiir on sõltuvalt sellest, kas 20 miljonit või 4% on suurem. Selge, kuulsite jah. Hästi. Nüüd, kui me räägime sellest, et päris paljud ilmselt kasutavad pilvetarkvarasid, kasutavad erinevaid turundustehnoloogiaid, mis ka tegelikult andmeid koguvad ja töötlevaid. Oletame, et nüüd pilvetarkvarasse häkker häkib sisse ja varastab sinu kliendi andmed. See võib olla nii. Kes vastutab? Kes trahvi maksab? Hästi tore hüpoteetiline olukord. Selleks, et sellele küsimusele nagu korrektselt vastata, peaksime tegema teatud eeldusi. Ehk et see, kes andmed pilve üles laadis, ma loen vastutavaks töötlejaks. Pilveteenuse pakkuja ma loen volitatud töötlejaks, kes siis töötleb isikuandmeid vastutava töötlejaga sõlmitud lepingu alusel. Nüüd on nagu küsimus taandub tegelikult ka sellele, kui hästi vastutav töötleja on suutnud ennast siis selles lepingus ka kaitsta. Et tõsi on see, et võib-olla kui me räägime mingitest suurtest teenusepakkujatest, siis nendega on nagu raske neid tingimusi läbi rääkida. Aga ütleme, andmesubjekti ees igal juhul ikkagi esmajärjekorras vastutav töötleja. Ja ehk siis ettevõte ise ikkagi. Ja. Et vahet ei ole, kui Google'i serveritesse või MailChimp või mis iganes e-posti serveritesse keegi sisse häkib, varastab sinu kliendi andmed ära, siis sina oled vastutav. Suure tõenäosusega. Või siis on see soovitus ilmselt, et tuleb hakata tõesti neid mitmekümne leheküljelisi kliendilepinguid lugema, millele me praegu paneme suure tõenäosusega accept. Kõik panevad accept. Ja kusjuures selle accepti juures on tihti nagu kirja, et olen selle kõik läbi lugenud ja aru saanud. Anda enne pinnis sinu käest seda, et mida siis sinna privacy policy või privaatsuspoliitikasse või tingimustesse sisse tuleb kirjutada. Lihtne näide, suuremad tegijad nagu Google, Facebook ja teised võimaldavad näidata reklaame niimoodi, et sa laed oma kliendi andmed nende serveritesse ülesse, nad matchivad ära need inimesed, on siis e-posti, telefoni või mingi muu andmete alusel ja siis sa saad neile väga sihitud reklaame näidata. Sellised asjad siis sa pead need punktidesse kõik üksikasjalikult välja kirjutama oma tingimustesse. Ja, selleks, et üldse oleks lubatud või mõeldav, et sa enda kliendi andmed kuidagi sellisel eesmärgil mõne teenusepakkuja serverisse üles laed, et jah, eelnevalt tuleb ikkagi veenduda, et on olemas õiguslik alus, et on olemas nõuetekohased teavitused tehtud andmesubjektidele ja täidetud ka muud isikuandmete kaitset puudutavad põhinõuded vähemalt. Et päris niisama see ei ole, et mul on mingisugune andmebaas, ma tuimalt lükkan selle üles mõne nagu teenusepakkuja veebiserverisse, kes siis omakorda teeb sellega midagi, et peab ikkagi nagu väga selge nagu kaardistatud jada olema, et mida ma võin teha või üldse, kas ma võin seda teha. Transactional emails, eestikeelne vaste siis lihtne näide, klient subjekt on siis andnud, soovinud õigus unustatud olla, on see eesti keeles vaste selline right to be forgotten ja samas ta ostab e-poest midagi, mul on e-pood. Ma pean talle saatma tellimuse kinnituse e-posti teel, ma pean talle saatma arve võib-olla, samas ta on öelnud, et palun ärge mind tülitage. Kas see on olukord või mitte? See ei ole olukord, sest ütleme, andmesubjektidel tõesti on, andmesubjektidel on õigused, mida nad saavad kasutada, mõnda saavad kasutada oluliselt efektiivsemalt kui teisi. Et mainin ära, et üks vastuväide, mida andmesubjektid saavad esitada isikuandmete töötlemisel on siis see, et
palun ärge kasutage minu isikuandmeid otseturunduslikul eesmärkidel. See on ainus vastuväide, millel on absoluutne iseloom. Sellele ei saa vastu vaielda. Nüüd kõik ülejäänud andmesubjekti õigused, mida saab kasutada, on tavaliselt seotud täiendavate kriteeriumitega või siis mingite rakenduvate eranditega. Kui kasutatakse renditud e-posti listi, see on küll selline hääbuv trend, aga ikkagi on olemas e-posti listi haldurid, ütlen neile, palun 100 000 e-maili välja saata minu nimel sellise sihtgrupile, kes siis vastutab selle eest? No ütleme, seal on üsna selgesti on vastutav töötleja on nüüd see nii-öelda listi omanik või haldur, et see maailm on mõnevõrra keeruline, aga et ühesõnaga, et see on vastutav, kes on siis nagu sellise teenuse loonud, et ta nagu, et sina ütled nagu kriteeriumid ette, tema siis saadab oma nagu andmebaasis laiali, et tema on sellisel juhul on igal juhul nagu isikuandmete vastutav töötleja ja ta osutab sulle osutab lihtsalt teenust. Ja sina nagu tegelikult selle nagu kogu nagu protsessi käigus otseselt nagu isikuandmeid võib-olla ei töötlegi. Küll aga nagu lepingus sellise nagu teenusepakkujaga oleks nagu ääretult mõistlik siis nagu kirja panna, mis juhtub siis, kui nüüd see teenusepakkuja ei ole, et tema majas ei ole kõik päris nii korras, kui ta väidab. Uus seadus määratleb ka seda, et kui subjekt soovib endaga seotud andmeid kätte saada, siis sul on kohustus talle need andmed avalikustada. Jah, ütleme, andmesubjektil on siis tõesti nii-öelda juurdepääsu õigus. Küll aga see ei ole ka jällegi nii-öelda päris absoluutne. Et kui täielik juurdepääs on tal peaasjalikult ühel eesmärgil ja see eesmärk on siis sinu tegevuse kontrollimine, et sa täidad siis kõiki isikuandmete kaitsealaseid reegleid. Aga päris nüüd niisama ei ole, et väljasta mulle kõik andmed minu kohta, sest ma tahaksin, ma ei tea, neid lihtsalt nagu kuskile postitada või mida iganes, et sellisel eesmärgil ta ei saaks seda õigust. Ometigi see seob nagu päris suure küsimus selle alla, et kuidasmoodi on need taas esitatavad alates küpsistest, millest me rääkinud oleme, lihtne mingi Google Analyticsi mingid andmed, CRM sinna juurde panna, e-posti andmed sinna juurde panna. Et tegelikult neid touchpointe või kokkupuutepunkte, kus kohas neid andmeid tegelikult kogutakse, võib olla selline tüüpilisel ettevõttel, kes digi kasutab suuremas osas oma turundustegevuses väga palju. Jah, aga siin tegelikult selle vastu ongi see rohi on tegelikult töötlemise registrite koostamine, et sa teed ära data mappingu, sa tead tegelikult, kuidas su nii-öelda andmetöötlusprotsessid välja näevad, kust kuhu andmed liiguvad, mis andmed liiguvad. Et tõesti ilma selleta või kaardistuse tegemata jätmisega nagu on nagu väga raske sellistele küsimustele ka vastata. Kas on olemas ka seaduse poolt määratletud tingimused andmebaasi värskusele või pidevale uuendamisele või andmete uuendamisele või nõusolekute uuesti küsimisele? Näiteks kui sa täna annad mulle nõusoleku, siis kas see kehtib eluaeg? On see mingi piirang? Nõusolekule sellist nagu piirangut otseselt ei ole. Tähtaegade osas võib-olla nagu, mida tuleks silmas pidada, on tõesti see, et kui töötlemise eesmärk on saavutatud, et kui kaua pärast seda võib veel isikuandmeid kuidagi nagu alles hoida või töödelda. Ehk et nende tähtaegade määramine on võib-olla mõneti keerulisem, aga seal võib sõltuda ka eesmärgist, miks on vaja andmeid töödelda kauem kui see, et võtta isikuandmeid kogutakse ja neid töödeldakse alati mingi kindlal eesmärgil. Et see nagu eesmärk on täidetud, et miks siis veel hoida? Et see üldpõhimõtete järgi peaks pärast eesmärgi täitmist need andmed ära kustutama või need sulgema. Samas kui seadus mõnes valdkonnas määrab selle, et neid andmeid tuleb hoida 7 aastat, 10 aastat. Et on tõesti nagu selliseid erijuhtumeid, kõige lihtsam tavaline näide on raamatupidamise algdokumendid peab hoidma 7 aastateks. Aga
siinkohal on hästi oluline silmas pidada siis eesmärgipärasuse piirangut. Ehk et selliseid andmeid tohibki hoida ja töödelda ainult selle kohustuse täitmiseks. Et see ei tohi nagu neid andmeid kasutada siis mingitel muudel eesmärkidel. Sinu lihtne soovitus. Tõenäoliselt päris paljud siin saalis olijatest on sellises olukorras praegu, et neil on ports andmeid. Tõenäoliselt e-postilistid heal juhul on kuskil meili tarkvara serverites üleval olemas. Halvemal juhul on ta kuskil Excelites või CRM-ides igal pool laiali. Otsustatakse, et fine, ma hakkan nüüd sellega pihta tegema. Et esimene samm on see, et ma küsin siis nüüd nõusoleku neil päriselt ka. Nüüd on need, ma laadin kõik need kuskile serverisse üles. Kas see esimene e-post, mis ma välja saadan, et küsida nõusolekut, kas ma edaspidi võin välja saata, kas see on seaduslik või ei ole? Ma sellele täpselt jätkan vastamata, aga kui seda teha, soovitan seda teha kindlasti enne GDPR-i kohaldama hakkamist. Aga ma ütleks, et esimene samm on ikkagi see, et kaardistage tegelikult ära, mis teil organisatsioonis toimub. Et enne seda mingeid nagu samme astuda on võib-olla ennatlik. Et see üldpilt tuleb ette saada. Nii et ruttu esimesed meilid välja ennem maikuud. See on väiksem risk. Ja et see, et kui nüüd isegi kui sellise meili saadate ja küsite uuesti nõusolekut, siis tasuks juba veenduda, et nagu, et see nagu on õigesti küsitud. Et seda ei tasuks teha nagu päris nagu uisa-päisa või kiirustades. Viimane kommentaar, küsimus, sinu nägemus, soovitus, kuidas moodi see valdkond, seadus, uued direktiivid, mis täna nii-öelda käsil on, kuhu suunas nad liiguvad ja mis on sinu soovitused turundajatele, milleks nad nagu, mis nad peavad nagu pikemas perspektiivis ette mõtlema, et enda elu lihtsamaks teha? See suund, ütleme jah, et üldmäärus on paigas. See, et nüüd üldmäärus lähiajal nagu kardinaalselt muutuks, seda ma hästi ei usu. Mis nagu omavad kindlasti mingisugust mõju on see, et millised saavad olema nagu siseriiklikud õigusaktid nendes küsimustes, mis on jäetud liikmesriikide otsustada. Et siin on meil nagu muudatusi oodata. Turundajatele kindlasti on see oluline võtmekoht, et mis saab uuest e-privaatsuse määrusest, mis saab selle sisu olema lõplikul kujul, milliseid nagu ja sellega samamoodi, et millised võimalused jätab see liikmesriikidele tekitada erireegleid ja siis nagu raskuskoht tulebki nagu sellest, kui keegi tegutseb mitmes jurisdiktsioonis, et tegelikult tuleb ennast jällegi nende kohalike nõuetega kurssi viia. Et see on nagu suke nagu tulevikuvaade. Aga see nii-öelda soovituse juurde, et tegelikult see nagu jah, lihtsalt tuleb nagu see asi käsile võtta. Isegi kui nagu praegu on tunne, et mitte kuidagi 25. maiks 2018 ei jõua, et isegi kui nagu juba on nagu mingil määral asjaga alustatud, et see isegi osaline nagu compliance on parem kui nagu üldse mitte. Et alustage, tege ära kaardistus, vaadake, mis on valesti ja siis valed asjad parandage ära. See on hästi nagu suke lihtne protsessi kirjeldus. No nii, saigi seekordne saade läbi. Ma siiralt loodan, et te saite kõik piisava hulga kasulikku vajalikku informatsiooni, mida peab iga ettevõte, iga turundaja tegema, et olla valmis uue andmekaitseseaduse rakendamiseks. Kui on tekkinud küsimusi, siis saada see meile saade@impact8020.com. Kindlasti soovitan meid jälgida ja kommenteerida, oma arvamust avaldada meie sotsiaalmeediakanalites. Teised saated on kättesaadavas YouTube'i kanalis või meie kodulehel impact8020.com. Ja mis seal ikka, kohtume järgmine kord.